Tere hommikust ja ilusat pühapäeva. Tulin välja jalutama ja natukene mõtisklema, nagu ikka viimasel ajal, ja mõtlesin, millest täna rääkida. Räägiksin võib-olla ladina keelest. Selline kergelt eksootiline teema, kuigi ei peaks olema, aga on. Ma räägiksin täpsemalt siis ladina keelest oma elus. Et mida see nagu tähendab minu jaoks ja nii edasi. Ühesõnaga, see võis olla, mis aastal, ma kohe ütlen. Ma jõudsin järelduseni 2014, ma arvan, jah. Aga see mõtlemine algas juba mõned aastad varem, võib-olla isegi mõned aastakümned varem. Et ma mõtlesin tihti, mida tähendab Euroopa ja mida tähendab see, et ma olen eurooplane. Ja ma jõudsin algse järelduseni, et kui olemas on eurooplased, siis eurooplastel peab olema mingi ühisosa. Väga selgelt eurooplaste ühisosa on kristlus. Kristlusega on asjalood praegu väga nadid. Esiteks on nadid sellepärast, et väga paljud eurooplased ei ole enam kristlased. Ja teiseks on nadid seetõttu, et kristlus on väga palju eri liike. Sealt läks siis paar sammu edasi ja ma hakkasin mõtlema, et kas on midagi veel peale kristluse. Midagi see, midagi kas saaksid nõustuda need, kes ei ole võib-olla enam kristlased, võib-olla olnudki kunagi kristlased või ka ühesõnaga need, kes harrastavad selliseid erilisi kristluse liike võib-olla. Ja hakkasin mõtlema, et kuna ma olen keeltehuviline, kas on äkki mingi ühine keel, mis meil on. Tänapäeval öeldakse, et ühine keel on inglise keel. Ma sellega kindlasti nõus ei ole, et eriti kui reisida kaugematele maadele, siis võib öelda, et Buenos Aires on rohkem Euroopa kui Euroopa tänapäeval, mis on õige kahjuks. Ja seal inglise keelega pole midagi peale hakata. Aga kas on mingi midagi, millel on mingi sügavam, mis oleks rohkem sügavuti kui inglise keel, jah? Ja ma sain aru, et see on ladina keel. Inimesed jalutavad mööda, et ma imetlen neid influencereid, kes YouTube'i või kuskile TikTok'i ja ma ei tea, kuhu oma videosi panevad, et need aeg-ajalt käivad kohtades ja kus mina tunnen ebamugavust rääkida. See natukene läheb ära ka, et näiteks kui ma hakkasin videosi tegema, ma ei suutnud näiteks, et ma võtan kaamera välja ja hakkan lennukis näiteks rääkima, aga nüüd ma suudan seda täitsa teha ja mõned kohad on juba, et ma saan hakkama, aga ikkagi natuke imelik, kui inimesed lähevad mööda. Aga ma jätkan oma teemaga. Et ladina keel oli siis, eks, mille ma jõudsin järelduseni. Ma mõtlesin, et tore, et ma olen ladina keeles tulnud keeli kõvasti elu studeerinud, mõnda isegi räägin soravalt, eks ju, siis võiks ju ladina keelt õppida, et olla päris eurooplane, eks ju, jah. Aga siis mul tegi, kus ma seda õpin. Tollel ma elasin Barcelonas ja panin siis Google'isse toksin sisse. Ja esimene asi, mis mul tuli, oli siis Barcelona ülikooli teoloogia teaduskond, kus oli võimalik siis niimoodi Eesti mõttes võib-olla eksternina, oli võimalik ladina keele kursusele ka nii registreeruda, et ei pea olema tudeng. Et maksad lihtsalt nende ainepunktide eest ja siis käid seal endale, seal oli mitu ajavarianti, seal vist oli üks oli Hispaania keele baasil oli võimalik õppida, teine oli siis katalani keele baasil. Ma mõtlesin, kui ma olen kataloonas, siis teeme katalani keele baasil. Aga enne sinna minekut ma olin 103% veendunud, et tegemist on sellise kergelt ajupesuasutusega, et ikkagi katoliiklik selline teoloogia ja et jumal teab, kuhu ma satun, eks ju. Aga ma seal vahet pole, et ma olen Nõukogude selle režiimi üle elanud, kõva ajupesu, et ma vean ka selle rõõmsalt vastu.
ja kuna ma olen selleks ajaks elanud ega päris pikka aega, alates 2004. aastast Kataloonias ja see neomarksism ja woke hakkas nagu meeletult vohama kuskil. Umbes sellel ajal, kui ma Eestist ära läksingi, hakkas ma arvan vohama. Ta on võib-olla 2010 väga tõsiselt ja 2000. Siis ma ei olnud nagu väga teadlik, sest Eestis ma tundsin, et seda ajupesu, mingid väiksed, kui ma praegu mõtlen, mis oli näiteks 90-ndatel tegelikult väga, väga vaba. Aga ütleme natukene juba 90-nda lõpus, 21. sajandi algus, siis juba mingid väiksed nagu võrseid oli näha, aga need on ikkagi sellises vähemuses, ma arvan. Aga seda päris seda õudust, mis praegu on, seda siis kindlasti ei olnud. Ja näiteks väga vabalt võis rääkida oma arvamusest ja oli õppejõude, kes ülikoolis, kes praegu ülikoolis töötada ei saaks. Ja ühesõnaga, aga siis ma mõtlesin, et ma võrdlesin siis Nõukogude okupatsiooniga ja jõudsin järeldusele, et kuna ma selle üle elasin, siis mingi katoliiklik värk mind nagu pesku rõõmuga aju, peaasi, et mulle ladina keelt õpetavad ja kõik see muu, mul on savi, eks ju. Ja nüüd ma läksin kohale. Ja see lühidalt öeldes oli väga-väga hea kursus, ma käisin seal 2 aastat lausa, katalani keele baasil, mis on seda, ma pidin ka kõvasti uhkust alla neelama, et teised olid seal oli üks doktorikraadi tegev tütarlaps oli ja inimesed, kes olid ikkagi kohaliku koolisüsteemi läbinud. Ja nende jaoks on midagi muud tõlkida ladinakeelset teksti katalani keele kui minu jaoks. Ma isegi lõpuks ma mäletan, oli üks eksam, kui pidin kiikerot tõlkima katalani keelde, see oli tore, väga tore. Aga ma sain korraliku, mitte väga hea hind, aga korraliku hind ikkagi sain. Ja siis ma läksin seal kohale ja õpetaja oli katoliku preester, nagu ajaloolises romaanis, eks noor inimene läheb lugemist ja kirjutamist õppima külapreestrit või midagi selliseks. Aga ta oli ka doktorikraadiga teadlane, nii et mitte ainult katoliku preester. Ja siis, et ma võin lühidalt öelda, et see oli üks kõige paremaid koole, kus ma elus olen üldse käinud. Ja mingid kui see ajupesu toimus, siis oli ikkagi, ma ei tea, ei olnud, väga lugupidav suhtumine oli, võis vabalt öelda, et ei ole katoliiklane ja vabalt öelda, et võib-olla ei usu isegi eriti jumalat. Ja ma ütlesin, tegelikult ma olin tol ajal olin kui ma oleks pidanud sildi panema, ma olin pigem agnostik, praegu ma kindlasti enam agnostik ei ole, ma olen ikkagi sellise uskliku inimese moodi rohkem, aga siin pole Eestis väga kuskil olla usklik, nii et kus ei reklaamitaks võib-olla koroonavaktsiine või tehtaks mingisuguse vaenuliku riigi poliitikat või aga siis õpperaamat oli väga tore, väga tore, et see oli täpselt sama raamat, mida kasutavad need noormehed, kes õpivad katoliku preestriks. Et selle ma olen siis läbi teinud, ma tegin nalja, et ma olen katoliku preestrite selle stuudiumi läbinud. Ja siis, aga kuna see oli ikka kohutavalt raske minu aeg, sest ma olin ikkagi, ma olin katalani keeles, mul oli see C-tase olemas muidugi, aga ikkagi ma olin kõvasti ennast tapma, et seda selgeks saada. Oli muidugi helgeid momente, näiteks kas või see konstruktsioon, et ütleme, mul on koer, eks ju, mis on meie jaoks nii tavaline. Aga mäletan, kus kaasõpilased, ladina keeles on ka, eks ju, mihi eest kaanis, eks ju, samasugune konstruktsioon. Aga ma mäletan, et katalanidel oli see tohutult raske. Ja nad ei saanud aru, kuidas mul on, kuidas selline asi üldse toimib. Ja et võib-olla sellest ajast on mul ka see, et kiiks, et kui eesti keeles on Eestis ja võib-olla mitte ainult Eestis, aga muudes riikides paljudes põhjapoolsemates on, eks ju, see käänamistabel on, eks ju, nominatiiv on esimene nimetav, see on genitiiv, eks ju, eesti keeles ka omastav on teine, eks ju. Siis ma harjusin ära sellise käänamistabeliga, et teise kohal on ikkagi akusatiiv, et nominatiiv, akusatiiv, ma instinktiivselt on kogu aeg see, aga see on hea, et tegelikult on mitu käänamistabelit, sest siis ei ole siis tegelikult ei ole käänamistabelit, et ma võin ausalt öelda, ma pole kunagi mitte ühtegi käänamistabelit pähe õppinud, ma lihtsalt läbi nende tekstide vaatan. Aga see ladina keeles tekkis ka selline huvis, ma hakkasin käima ka igasugustele konverentsidele ja muudel üritustel, aga siis ma avastasin, et ladina keele maailmas on kolm gruppi. Et esimene on siis, millega mina kokku puutusin, kõige vähem puututakse, on siis see teoloogia, just see katoliku preestrite stuudium, eks ju, kes õpivad preestriks seminaris. Siis on see, mis on ülikoolides ja siis on see, mis on nagu
enne seda võib-olla, kui ladina keel hakkas alla käima, et see on selline, kus tegelikult peab ka ladina keeles rääkima. Ja ma mäletan, ma läksingi julgelt ühele konverentsile ja see oli just see 3. grupp, et terve konverents oli ladina keeles ja ma hakkasin juba värisema ja siis tuli üks naisterahvas aitas mul ankeete seal täita ja väga kena ja siis ma olin temaga paaris ja me kästi dialoogi harjutada ja igast lolle küsimusi teineteiselt küsida ja mäletan, üks küsimus oli see, et perekonna kohta ma küsisin talt, mitu last sul on. Ja tema ütles, et mul on 8 last. Ja selle peale ma tegin nalja, et Opus Dei või... see oli väga inetu nali, mida ma tänaval kindlasti enam ei teeks. Aga tolle oli selline nägemus, et kui on nii palju lapsi, see võib-olla ei ole päris normaalne. Ja? Mis on tegelikult väga kahetsusväärne nägemus, mis mul oli. Ja tema ütles selle peale hästi sooja naeratusega jah, aga siis ta pani nagu näpu suu ette, ütles, et tasa, ole tasa. Me olime just sellises seltskonnas, kes on nagu ateistid ja väga negatiivselt religiooni vastu nagu mõtestatud, meelestatud, aga ta tahtis sinna tulla seal õppida lihtsalt ja siis ta nagu väga sarnane tegelikult minuga, et kui ma mõtlen, et ma lähen ajupesu kohta, aga seal on selline teadmine, mida ma tahan, siis ma muule nagu väga tähelepanu ei pööra. Ja sellise seltskonda jah, et sellise maailmavaateliselt oli kõige raskem mulle, sest nad ei ole nagu, nad ei ole usklikud, see mind ei häiri, sest inimene usub, mida tahab, eks ju. Meil on siin usuvabadus. Aga mida see, et nad on negatiivse sellise vägivaldse või agressiivse suhtumisega kohati. Teine näide, mis ma pidin ka suu kõvasti kleeplindiga kinni kleepima, et ma olin ka ühel kursusel. Väga hea kursus oli teadmiste mõttes, aga mingil hetkel hakkab mulle väärtusel isegi tuutor ja see tuutor hakkab mulle rääkima, et ta otsib mulle et naiste kirjutatud ladinakeelseid tekste. Ja see oli see hetk, kus ma tõtsin, et ma võtan kleeplindi ja pean ennast kleepima. Sest selle järgi ei vaadata teksti, kas on naine kirjutanud või mees, eks. Vaadatakse, kas tekst on hea või ei ole, eks. Kas ta pakub sulle midagi hingele ja vaimule, eks. Ja ma mõtlesin, ma ütlen talle, et ma tahaks nagu head kirjanikku, mitte seda, et ta on mingis kindlast soost, eks. Aga ma mõtlesin, et sellist inimest ei paranda ja pole minu asi. Ma olen suu kinni. Ja see ülikoolide osa, see on nagu selles mõttes... Ma rääkisin ühe ülikooli professoriga, kes töötab Hispaanias, ühes ülikoolis on professor ja tema teeb kõiki oma aineid puhtalt ladina keeles. See ongi selline stuudium, kus kõik käib ladina keeles. Ja siis ma rääkisin temaga sellel teemal ülikoolide ladina keele, ta ütles, et 99%, ütleme enamikke, kes ülikoolides ladina keelt õpetavad, tegelikult vihkavad seda. Ma ütlesin, kuidas sa siis nii karmilt ütled, eks ju. Ja siis ta ütles, et sellepärast, et nad ei räägi seda. Et kui nad ei vihkaks, siis nad räägiksid. Et see oli siis nagu ülikooli professori arvamus. Aga jällegi, ma ei hakka selle väga arutlema. Et ka sellest seltskonnas on võimalik teadmisi saada ja näiteks ka palju juhtu näiteks õppida tekste tõlkimist näiteks, mis on ka väga väärtuslik teema. Et mida ma ise ladina keele teen, et kui ma hakkasin alguses õppima, siis oli kohutavalt palju materjali, kohutavalt raske oli mul. Ja mingil hetkel mul hakkasin lausa kurvaks minema, et see oli väga raske, sest oli väga raske. Ja ma alati, kui inimesed ütlevad, et on väga raske, ma ütlen, et mul oli esimene aasta palju raskem kui sul. Ja siis mingil hetkel ma ei tea, kust võtsin raamatu, kust Vulgata, mis on siis ladinakeelne piibel, eks ju. Ja hakkasin lugema seda esimest Moosese raamatut, ehk seda Genesist, eks ju. Ja see oli kuidagi väga selge kõik seal, väga lihtne. Üksikuid sõnu oli ja mingeid väikseid asju oli, mida ma ei saanud aru, aga üldiselt ma suutsin teksti nagu selle mõtte sealt välja saada. Ja see tekitas mulle nii suure sellise inspiratsiooni, et oi. Ma mäletan, ma järgmine tund kommenteerisin oma selle katoliku pressist õpetajaga, et miks Vulgata on palju lihtsam kui see, mida meie siin teeme. Et see ongi kirjutatud selleks, et oleks kõigile loetav. Aga jah, et see on ka see minu trikk, et kui ma ütlen inimestele, et hakkate väga nagu ära vajuma, siis võtke mingi Markuse evangeelium või lugege Genesist algusest või mingit lugege, et siis hakkab kohe väga hea, kui mingil hetkel on paha. Nii, siin kirikukellad ka löövad, väga sobiv taustamuusika mu mõtisklusele. Ma ei teagi, mida veel